Kui oled kunagi proovinud õppida midagi uut, alustada trenni või muuta oma harjumusi, siis oled kindlasti kogenud ebamugavust. See on justkui vastupanu, mis tahab sind tagasi hoida ja suruda turvatunde piiridesse. Kuid tõde on see, et ilma ebamugavustundeta ei ole tõenäoliselt ka progressi. Miks? Sest kõik, mis viib meid tuttavast ja turvalisest eemale, nõuab energiat ja julgust. Inimese loomuses on vältida valu ja otsida naudingut, mis tähendab, et ebamugavusega silmitsi seismine tundub loomuvastane. Aga just selles seisneb kasvamise ja arengu võti. Kui istud mugavustsoonis, ei pea sa millegagi riskima. Mugavustsoon on soe ja tuttav, kuid seal puudub väljakutse. Kujutle näiteks lihast, mida sa kunagi ei kasuta. Alguses võib see olla tugev, kuid ajapikku muutub see nõrgaks ja kasutuks. Sama juhtub ka meie mõtteviisi, oskuste ja võimekusega, kui me ei sunni end piisavalt arenema. Ebamugavus on nagu treeningraskustega. Alguses raske, kuid igapäevase harjutamisega muutuvad raskused kergemaks ja sa saad tugevamaks. Näiteks mõtle tagasi ajale, kui õppisid rattaga sõitma. Esimesed katsed olid tõenäoliselt ebakindlad ja isegi vaevalised. Võib-olla kukkusid, vigastasid põlvi ja tahtsid alla anda. Kuid sa jätkasid ja õppisid. Nüüd on rattasõit sinu jaoks nii loomulik, et sa ei mõtle selle peale. Sama kehtib iga oskuse või edasimineku puhul elus. Algus on alati ebamugav. Samuti on ebamugavus signaal, et liigud õiges suunas. Kui tunned vastupanu või hirmu, siis suure tõenäosusega oled tegemas midagi, mis sind kasvatab. Tihti püüavad inimesed neid tundeid vältida, kuid tegelikult tasub neid tervitada. Ebamugavus õpetab meile midagi uut meie enda kohta. See avab võimaluse mõista oma piire ja nendest üle astuda. Tõsi, alati ei ole lihtne astuda neid samme tundmatusse. Hirm läbi kukkuda või teiste kriitika võib meid halvata. Kuid need on vaid mõtted, lood, mida endale räägime. Kui sa julged neid mõtteid eirata ja tegutsed sellest hoolimata, siis märkad, et tegelikult pole olukord üldse nii hirmutav, kui arvasid. Iga kord, kui valid ebamugavuse, kasvatad oma sisemist tugevust ja enesekindlust. Praktikas võiksid alustada väikeste sammudega. Kui soovid õppida midagi uut, sea endale eesmärgiks pühendada sellele kas või 10 minutit päevas, kuid tee seda iga päev. Kui tahad parandada füüsilist vormi, alusta lihtsate harjutustega. Iga väikene samm, mille teed oma ebamugavuse suunas, viib sind lähemale suuremale eneseteostusele ja rahulolule. Lõppkokkuvõttes on ebamugavus hind, mida maksame selle eest, et kasvada ja areneda. See on ajutine ebameeldivus, mis avab uksed püsivatele muutustele. Küsi endalt, kas ma olen valmis seda hinda maksma? Kui jah, siis avastad peagi, et ebamugavus ei ole mitte takistus, vaid võimalus. Mida rohkem sa harjutad ebamugavust tervitama, seda kiiremini saab sellest sinu liitlane. Sest tõeline progress algab seal, kus mugavustsoon lõpeb. Aitäh ja peatse kuulmiseni!